Hey, it's Thursday evening, 5 p.m. already. Whole day we had our friend hot water, and now we're gonna eat. Yeah, since yesterday, same time. So it has been again window approximately 24 hours. Peame valvama siin lilli. Kõtt, ei tule lilli nokkima. Sest ja ma tulin lille kaitsesse ja ei tohi. Ja ma tegin teil pesa valmis, kõik võite minna. Ma just lasin nad sealt õuepesast välja, sest ma ise siin toimetan praegu, et nad seni saavad ringi joosta. Bella va ülbik, mis jalutab mul lilled otsas? Sest et ma nüüd oma laenatud autokese pakin nii palju valmis, et hommikul on varaju minek. Ja tuleb ju mõelda kõige peale. Muru niidukil on vaja bensu tuua, sest pärast ma ju ei saa. Ehk siis ma pean kõik asjad panema ilusti valmis. Oi, Taara tuleb ära viia. Siis munad lähevad linna lastele. Keegi on õppinud meil kasutama seda. Aha, tore, see tähendab, et ma võin veel sinna panna. Tubli, Perla. Aha, sa näed, seal on paar terakest seesi. Näe, saab kätte ka. Okei, ma täidan siis ära sel. Seda saabki täita ainult poole pealest. Aga vähemalt ta sai aru. Ma esimest korda näen. Muidu käisin mina toksisin neile. Aga kas talle jäi meelde, et kui ma toksisin, tulid nad välja. Näed, tema üksinda mängib. Ja saab kätte ka. Rohivad peenraid jälle. Ma ei tea, kas niimoodi lilled ka välja tulevad. Murulauk lõpuks on hakanud tulema. Nad jäävad nüüd keldrisse 2 päevaks. Kuni ma tagasi tulen. Jaa. Aga nüüd jah, kui ma panin sinna võrgu peale kivid ka ja siia võrgu äärde selle kivi reakese selle, siis ükski kana pole kuskilt välja tulnud enam, et ma arvan jah, et nad siin siblisid nii palju, et sealt alt mahtus läbi, aga nüüd enam ei liigu see võrk niimoodi. Ja valge võrgu peale ka panin, näed sa niimoodi lihtsalt. Tõmbasin ta sealt alt singule ja panin kivi keskele. Teiselt poolt on ikka vabalt. Aga noh, seni kuni mitte ei ole, sinna nad nagu nii ei saa. On nad siis talvekorteris. Või kui ole, kas sa mängid? Näed, ja saad ka. Veel on paar tükki kõlisevad. Näe, veel lendas. Jaa. Aitäh tore. Siis võib paar tükki veel neid erinevatesse kohtadesse panna teile sinna võrgu aeda. No vist ei tule rohkem või? Seal põhjas on vist 1 või 2. Jaa. Ja veel on. Paar tükki veel, pead kõvemini lööma. Ja pead kõvemini lööma. Jaa. Täna on päev otsa olnud, võt vihma sadanud. Nüüd on tekkinud sinna päikeseloojangu liba. Muidu oli kogu aeg hall ja märg. Aga lindudele see meeldib, kuule, laulavad kõik. Ja noh, ta on niimoodi tagasihoidlikult sadanud. Üsna jätkuvalt, aga mitte mingit padukut ei ole olnud. Aga nii, et kõik on ikkagi märg. Jaa, aga neil oli seal katuse all ja olla, tahtsid olid õues. Ja mis sa üksinda seal kopetad? Järjekindel. Sul tulid ka mängima või? Sai tühjaks. Ja tühjaks said.
Vaikus ja rahu. Oi, varsti seal see moonipesa tõuseb. Nii lahe. No enam ei tule, enam ei krõbise midagi seal sees. Said kõik kätte, nii tubli kana oled. Jah, töö sai tehtud. Urraa! Ei tea, kas liiguvad pesa poole või? No näe, kui ilusti laulutasin ja panin meil väravakese kinni, sest nüüd nad jäävad siia. Ja magama ka edasi ei ole. Kiisu tuli ja see oli kassi hääl. See põk tähendas seda, et kass tuli. No tule kass. Tule tiiger. Tudu, hästi. Hea töö. Hommikul veel korra näeme. Ma vaatan, kas mul on vaja teile putru juurde panna. 2 päevaks. No ma tegin teile juurde, no mina ei tea. Ma hommikul toon teile hakkliha ja pane putru. Okei, hea tööd. Tudu. Laulavad seal. Nurruvad õrre peal. Siin on Selma. Mis teie seal teete? Joo, kassipoiss. Siin ajalutad mul jalgade ees ja... Imeline hommik. Ja päikese tõus. Ja naabrikukad kinnitavad. 6.06. Sealt ta tõuseb. Kõik on märg ja kõik laulab. Ja muidugi ma tahtsin praegu natukene kauem magada, sest et teele minek on nagu ei saanud. No. Ju siis nii on. Aga tuleb imeline päev. Yes, now it was the morning dip in the cold barrel. So before I'm going to my road trip for 2 days, I made it now on the sunrise. It's so refreshing. You have to try it. Vanni teeme, tussi teeme, eks ju, Miilo. Vaata, milline must poiss. Vaata, kui puhas sa nüüd oled. 2 puhast koera. 2 puhast koera. Kas 2 valget koera on või? Ai, kui tublid. Joo. Tubli poiss oled. Mis see on sul seal maas? It's 1:30. Today's first meal, it's probably lunchtime, and this is Wagyu. 2 beef steaks, 2 burgers. Bon appetit. Yum yum. Pätu! Kas sa oled Pätu või? Mis sa oled Pätu? Mis sa oled Pätu? Kes on Pätu? Rocco, kes on Pätu? Kes on Pätu? Kes see niimoodi ründab meil Mollit ja Miilot? Mis? Roksi, kallis. Kuule, täitsa hullukene ründas meil siin Miilokesele läks kallale, vennakesele. Sa oled ikka hull poiss. Hull poiss oled. Millal vastu väravat, kui tangi rahulikult valida. See on ikka nagu mitu tundi. Peab olema üks on ju, sa oled juba 30 kämmet. Jaa, Jesus. Tahad, ma annan sulle oma
tripikene hakkab lõppema. Sõidame linnast välja. Saatsime kõik uhkele suurele aasta peole. Nuidud lõik ennast üles ja läksid tähistama. Ja meie alustasime tagasi koduteed. Ma ei tea, kus meie kaamera on, vahet ei ole. Aga väga tore oli. Nägin kõiki oma tibusid ja nende tibusid. Oma eluõiekesi ja nende viljakesi. Ilm on meil toetanud imeliselt. Siiamaani on täiesti sinine taevas. Tallinnas 16 kraadi on päeval olnud sooja. No, seda on harva võimalik tunda. Ja kõik, mis oli nimekirjas, on saanud linnukesed taha. Jah, välja arvatud ühe asja ma ise tühistasin ära, nii et prioritiseerisin teisi asju ja olen selle üle very happy. Tore on sõita koju peale seda suurt saginat ja müra ja kisa ja jonnimisi ja väärtustada seda endaga olemise vabadust ja selle suurust. Ja seda, kuidas sai kohtuda paljude erinevate inimestega ja kuulda teiste mõtteid ja näha erinevaid toidulaudu ja mida siis sai nautida, mida mitte puutuda. Omad jällegi valitud väga kindlad. Ja järgmise pika sõiduni. Lihakoorem on mul peal ja seda koju jõudes hakkame pakkima. Ja nüüd sõidame sujuvalt, rahulikult, tühjal maanteel, sest päeva õhtul ei sõida enam keegi. Kõik on kohtade peal juba, kus nad peavad olema. Kes need tulevad, minu kiisukesed? No tule, kallis. Tule. Hopsti, laseme selle sulipoisi ka meil siit toast välja. Sulipois on meil toas. Lõhkunud, tahtnud siit välja saada, jah, no näe. Tule, kallis, välja. No, kuidas puhkus oli? Suuli, kuidas puhkus oli? Tiiger, palli. Tiiger tuli ülevalt, Selma tuli õue pealt. No, ja vaiba on laamendanud siin. Tahtnud läbi ukse saada, aga ei ole saanud. Nii, mis siin on? Minu kalossid on siin laiali, jah. Vaatame veel, mis meil siin toas toimub. Näljased kiisud jooksid tuppa. Kõik on hästi. Kohe teeme tule alla. Jaa. Ei, sulil on hästi olnud. Puhkus on hästi läinud. Tuba ei ole tagurpidi keeratud. No, kallikesed. Tuli kõne, tulid isegi tuppa tagasi, näe. Nii tore on koju tulla, jaa. Oi, kui tore on tulla. Kus on pallikene? Pallikene. Kassi pallikene. Pallikest ma pole veel näinud. Selma on siin. Vaata, kui ja isukutsidel on kohe koju jõudes kukkusid sööma kohe. Üksteise võidu kohe istuvad siin kausi kõrval ja matsutavad kahekesi. Mul oli seesama söök, nende söök oli kaasas. Nad sõid paar ampsu terve 2 päeva peale. Aga koju jõudes isu on nii ja oi, kui hästi läheb. Tublid olete, nii tublid olete ja nii puhtad olete. Kui tore. Kassipollikest me pole veel näinud. Ei tea, kus see on. Aga esimene asi meil on vaja teha. Tuli alla! Hurraa! Hakkame aga pihta ja siis vaatame edasi. On hommik 4:44. 19. aprill. Ajas meid üles mingisugune tugev haukumine siinsamas. Ma tulin välja, ei lasknud koeri, neil oleks nii pöördesse. Aga nagu ma välja tulin, enam keegi ei haugu. Ma arvan, et kas oli rebane siinsamas kuskil haukus. No täpselt siinsamas oli. Ja sulikene on meil trepi peal. Ja nüüd ta saab aru, et ma olen väljas ja ta enam ei haugu. Ja siis sain aru, et on täpselt see aeg, kus peaks komeeti nägema. Ja vaatasin äpi kaudu praegu, et see komeet peaks olema täpselt seal, kus on see tume pilv. Aga ta võib-olla jääb meie jaoks ka metsa taha ja päike juba tõuseb sealt kõrvalt.
et ta ajab jah, täpselt see mets on ees võib-olla või on see pilvekene ka. Läbist vaadates ta on nii täpselt piiri peal, et noh, jah, ei. Keegi krabab seal suure käpaga, näed sa. Ei näe meie seal ühtegi tähte, nii palju valge. Kes nüüd hüppas? Kes nüüd hüppas? Tiiger, oled sina kuskil väljas? Tiigripoiss? No ma lasin Miilo välja, õigemini mõlemad pissil. Tormasid, tegid ringi siin õue peal, jäljakütt pani kaevu juurde sauna taha. Nad on seal, jooksevad seal põllu peal, ajavad jälgi vist. Nii, oleme nüüd siin oma külmakasti kallal. See on jääskott. See on tavaline külmakott. Oi! Ehk siis hakkame siit võtma järjest ja pakendama. Siin on ühed sabad on mitte jääs, teised sabad on jääs. Mis meil siin oli? Meil on siin ilusat maksa. Ja väga ilusat maksa. Ja siis on 4 kilo hakkliha südamega hakkliha ja lisatud rasvaga. Ja nüüd ma võtan need pakikesed kõik, teen lahti ja panen omale portsud jälle pihvil, vajutan siia pabertaskute vahele. Sa juba tead, et ma tahan teha, et mul on väiksed portsud valmis, sest muidu võtta seda sulama ei ole mul eriti mõistlik, vaid võtta üks valmis liistakas, panna see otse pannile, ei olegi aega väga vaja. Vot selline töö nüüd võtab mul. Ja see sügav külma pakkimine, see on nüüd see järgmiste tundide rõõm. Lõikan lihtsalt selle kilose koti lahti, jaotan pooleks, siis on pool kilo ja siis jaotan 3. Orienteeruvalt tulevadki umbes sellised 160 kuni 200 grammi üks pakk. Näed sa, mul on siin juba 2 kilo pakitud, 12 pihvikest. Ja siia vahele panen selle ühe tüki siia taskusse. Jah, need on need seest kilega purksi kotid, aga külmale toidule ei ole see ohtlik. Nii, ta ei eraldu, ta eraldub kuumaga. Ja sellepärast ma praegu valisin selle valiku enda jaoks, et ei ole paberi lõikumist, voltimist, vaid lihtsalt veel lihtsam. Kasvatan edasi ja siis paneme nad ilusti sügav külma, need liistakad. Viisime selle laenatud autokese ära ja otsustasime, et lähme jalgsi tagasi, nii imeline ilm. Nüüd ma võin oma paarisrakendi lahti lasta. Nüüd me oleme täitsa külavaheteel, siin on üksikud autod. Saavad nad sellest rihmast lahti, neile üldse ei meeldi see. Molli on okei, väga rahulikult suhtub sellesse, aga Miilo närveldab siin ei pea, nagu oleks tal ülesanne vedada meid. Ma ütlen talle, et ta ei ole kelgukoer.
aga ta arvab ikkagi, et ta peab vedama meid. Oi, milline tuul seal põllu peal on. Oi. See viib meid ära. No vaatame. Mida põllu me peame minema igal juhul. Ma loodan, et see ei ole midagi muud. Sest ma tulin praegu maantee poolt seal ühte põldu just pritsiti. Oi. No miski asi nõliseb küll. Ma loodan, et me mingisugusesse pritsimispilve nüüd ei sattu täpselt. Ongi masinad siin. Ma ei tea, mis masinad, aga mürisevad. Meil on tervise tee siit vaja minna. Läbi vahelt. Üks on traktor, üks kaevab kopaga ja üks müriseb veel siin vasakult kätt. See on ka ekskavaator, ei pritsi siin täna õnneks. No siis meil on hästi. Siis see viib ikkagi tuulepilved, mis siit tulid üle põllu. Jah, siin käib. No näed, õnneks ikka veel ei lasknud otsusid lahti, sest siin ongi ka kraave kaevavad, teevad korda. Ja see veokas käib ja võtab neid mudaunnikuid ja viib sinna metsaväärde. Tema sõidab siin ja teeb seda tolmupilve, vot. Nii et me ennem neid lahti ei lase, kui me oleme ikka päris metsa vahel tagasi. Nüüd oleme põllu ääres ja varsti keerame täitsa metsa sisse, tuult enam ei ole. Päike särab otse vastu. Miilo sai vabaks, sest ta muidu sakutab nii õudsalt. Molli käib väga rahulikult ja tal ei olegi vaja Miilo järgi joosta. Talle see rahulik tempo on parem. Ja sina oled tubli poiss, ootad meid, jah? Tubli poiss oled. Ei jookse kaugemale. No nüüd oleme piisavalt lähedal, läheb jälle sörkides. Nii nagu ikka. Nii nagu me mägedes käisime. Jookseb ette, ootab järgi, jookseb ette, ootab järgi. Ilus metsaalune on, vaata. Kõik rohetab, linnuke laulab. Ja vaata. Ülased on seal. Valged ülased. No nüüd me oleme jõudnud paksu metsa vahelt välja oma teele ja viimane, mis ta meil siit on, umbes kilomeeter minna. Siis on kõik, olemegi kodus.
kodutee. Mõllise talud koju jõudsime või? Ootab mind ikka nagu oleks rihma otsas. Ja nii tubli oled. Oi, kus üks kihutab seal. Miilu läheb nii jooksuga. Molli läheb aeglaselt. Oi, kallis, see on su elu pikim jalutuskäik praegu. Nüüd sai liigu päev otsa, ma arvan. Vaatame. Eks mul endalgi praegu väga pikk jalutuskäik. Jees! Naeratame. Tule! Molli! Upsi! Koju! Lähme teeme süüa! Jee! Mis me eile siis lõpuks sõime enne magaminekut? Ma tegin 2 pehmet keedumuna võiga. Päev otsa olingi söömata pühapäev. Väga hea on, kerge on olla. Tuul on nii kõva, meie juures ongi kõige kõvem tuul. See on tuuletalu, mitte Vahtra talu. Vaher on faktiliselt, aga tuul on ka faktiliselt. Lähme nüüd olema ja tundma. Jess! No, tüdrukud, kas lasen teid ühe soojaga välja või? Jaa, lasen teid nüüd välja. Nüüd teil on munetud ja ma jõudsin tagasi. Ossu. Opadi, palun. No lähme. Oi, kui tublid, joo. Tubli tibu. No mine. Joo. Oot nii. Okei. Nad lähevad kõigepealt sinna Sireli mullahunnikusse ja siis pärast, kui nad lähevad sinna võrguaeda, siis ma panen nad sinna kinni. Või tahate kohe võrguaeda minna või? Tahate või? Mul ei ole mitte midagi käes, te tulete ikka mu järgi. No tulge. Seal on turvalisem natukenegi. No tule. Oota, kus tulevad. Tule. Ja juba teavad, et siia joosta. No jookseb kõik sisse. Sina ei jookse sisse. Laseme muistul ka sisse minna. Kes veel jäi? Perla, kus sa jäid maha? Perla! See on Suli, kes karjub, mitte Perla. Nüüd me vaatame, kas me saame Perla kätte. Oot, ära tule välja. Noh, jääb siia kinni. Võrk jääb siia kinni. Ma ei saa kinni panna. Ja saidki kõik ise kohe ilusti tulid. Perla sain ka kätte. On kõik koos. Suli, ära käi võrgu peal, palun. Tule ära. Mis sa siin mängid? Paneme selle võrgu kasid kuidagi. Mõne kivigagi vähemalt kinni. Okei. Las need olla nüüd. Tule, Suli. Suli! Ilusa rohelise murukese peal. Nannukene oled, No lähme. Saame sa käia, igal pool on lilled. Välja arvatud siin, kuhu ma siis panin, eks ju. Norm. No nii, ütleme, et väga imeline, ilus hommik on olnud matkates tagasi koju. Oli see siis tegelikult, ma vaatasin nüüd statistika ka ära. 5,5 kilomeetrit oli tegelikult, ei olnud 6 kilomeetrit, oli 5,5 kilomeetrit, oli 9000 sammu. Maps näitab tund ja veerand läheb selle läbimiseks. Minul läks läbi selle, Maps ei arvesta seda värsket kruusateed, mis on väga raske läbida. Nii et pool jah, sellest teest oli täiesti värskelt hööveldatud kruusatee, koertel oli ka raske käia, ma nägin, mõtlesin, ei tea, kas pärast üldse liiguvad. No Molli võtab igal juhul oma laia maha täielikult, ma usun. Tema jaoks oli see üks pikim jalutuskäik terve elu peale. Silmad vajuvad kinni. Meil läks 1,5 tundi praegu rahulikult jalutades ja nautides ja tegime ju pause, vaatasime, imetlesime sinililli. Metsaalune oli täis sinililli, ma pole näinud nii palju sinililli mitte kunagi elus. Ehk siis siukesed ilusad. Ülaseid oli praegu ka metsaalune täis ja neid ma olen näinud. Võtame sul troksid ära, tüdruk saad kergemini hingata. Liputad saba siin, oli tore või? Kas oli tore või? No, tule sina ka, poiss. Tule, ma võtan sul ka ära. Tule, võtame ära traksid, tule. Miile, heida nüüd pikali tagasi, puhka. Ja, heida pikali, joo. Miile, tule, võtame traksid ära. Miile.
tule võtame ära tuule, võtame sul ka ära traksid. õnn ja rõõm. Vabadus, vaata mida tähendab vabadus. See on hull. Kuhu sa viisid vaibad kõik? No mida sa teed, noh? Ei tea, kuhu nüüd pöörata oma rõõmu. No jookse. Tõmbame siis korraga kõik sõitad. Sul jäi nii palju üle energiat või? Mulli kaasa ei mängi igal juhul. No. Mina küll ei jaksa. Ausõna. No aitab või? Kas võtad nüüd rahuned ka või? Kas sa ka rahuned maha või? Rahuned või? Kuule, ei rahune. No selge. No väga tore. Me hakkame nüüd siis süüa tegema. Hakka värsket riisemaksa praadima. Eile juba otsustasin, et keha ütleb ja ülejäänust teen pasteedi. Ja. Pole ammu teinud. No nii, nüüd puhkame. Ja. Ma tõmban siis need vaibad sirgeks. Tõin Helena juurest sidrunipuu oksad lõikas ära. Ütles, et ostis sidrunipuu, nii ilus oli, kõik olid väikesed lehed ja mammud ka küljes ja siis, kui nüüd hakkas kasvama, tulid siuksed suured lehed külge. Tõtsi talle ei meeldinud. Mõtlesin, et lõikame ära, vaatame, kas mul lähevad juured alla või ei lähe. See surnud puu sai siit välja, siin on nüüd suur lilleaed. 3 oksa pistsin siia mulda, eile kastsin ka. No anname aega. Eks aeg näitab. See on kõige hõlgum maks, mida ma olen üle pika aja näinud ja tundnud. Ja ma panin soolapeekoni kuubikud, et saada siia üks hea mõnus rasva alus ja lõikasin selle ilusa tüki siit. Ja tõesti, see on imeline. Ja vaata teda. Kui ilus on see maks. Kuubikud saavad valmis ja mu maht saab ka valmis, sest ma ei taha, et ta ära kuivab sees. See tähendab, et ma keeran gaasi kinni. Ja ongi kõik. Ma teen veel 2 munaga kõrvale. Muna ütles ka, et tuleb. Okei, tuleb siis. Ja kell sai 12.12 ja käes ongi meie ehk siis lõunasöök, eks ju. Ja siin on nüüd seda värsket maksatükike. Tuli 2 muna asemel 3 ja need pekikuubikud on siin peal. Igal juhul mul isu on väga hea praegu. Head isu. Bon appetit. Vaata, maks tuli ideaalne. Kergelt roosakas seest veel. Pehme, sulab suus. Väljast natuke krõpsu. Magus. Imeline. Muna on ka imeline, nii et siit saabki muna kollasesse veel kasta selle tükikese ja nüüd panna ta suhu. Tead, armas, ma pean tunnistama, et mul tuli elu parim pasteet. See on lihtsalt nii hõrk, nii siidine. Ma olen teinud nüüd viimase poole aastaga, eks ju, mitmeid pasteete. No see on nüüd see, mis ma otse ostsin. See vaht sulab suus ära. Ja mul on siin veel 3 praetud maksatükki ka, sest et ma ühe sõin ära selle kõige suurema ja siis ma tegin veel, et ma saaksin veel täna seda praetud maksa värsket. Ja ülejäänud sellest maksast tegin selle pasteedi. No see on lihtsalt imeline. Niimoodi saab seda süüa.
ta on nii kreemine, ta on nii vahune, nii pehme, nii hõrk. Vot just nimelt see hõrk. Fantastika. Aitäh. Miilo, sul on täna sünnipäev. Kas sa tead, ta üldse ei tee välja, ma räägin temaga juba jupp aega, et saaks pilti sulle teha. Miilo, sul on sünnipäev. Sa said täna 8-aastaseks. Aga tal on tähtsam töö praegu. Ta ei ignob meid, ta ei taha vaadata siia. Poiss. Miilo. Päike paistab peale. Miilo. Vaadake, ignoranti. Poiss. Okei, on vaja puhastada ennast. No mis sinna lämpad siin? Oh, Suli, he woke up when I bring my sardinas on the table. He smelled something and came. I have predator and liver pate fresh, but he prefers now sardinas. They smell so good, you know. Of course, he woke up. Hey, you, it's for me. It's my dinner. Baby, I can give you some more liver you want, and you will get all the oil, okay? But I will eat the fish. I will give you the oil. It is already late evening, 8 o'clock, but I'm gonna eat dinner now. Not something big. I still have the liver and birthday boy next here who is waiting for some pieces. And I boiled 2 eggs. I have my fresh liver pate. I have butter and new sardinas, what I received today. They smell so good. They remind me the smell and taste of my Spanish time. Yeah. Bon appetit. Until now, I'm enjoying my rooibos tea. Still hot. Can't start to eat because this is hot and good. Vesi. Oi, kui kiiresti see otsa sai, jah. Tükeldasin neile eile praetud laksa. Neile ka väga see meeldis. Kõik sai otsa. Väga kiiresti. Täna on see hommik, kus ma naudin selle kofeiinivaba kohvi oma ilusa võiga. Molli. Ja hakkan eelmise nädala kroonikat kokku panema. Tiri. Lähme vaatame kanakestel, paneme ukse kinni. No mis sa siin posti otsas, Perla, teed? Perlakene, mis sa siin teed, Mis sa siin teed? Jääd siia tuttu või? Kas sa otsustasid omale oma posti võtta või? Mis? Ma paneks selle aiakese kinni. Minu pärast sa võid ju istuda. Rooni tahtis tulla tere ütlema. See tähendab, et sa oskad siit üle aia lennata, kui sa tahad. Te olete nüüd mul siin mingisugused tsirkuseartistid või? Ma ei sega teid, ma panen lambi kinni. Tutuaeg on. Jaa, tutuaeg on. Teil on pudru veel siin söömata juba mitmes päev. Minge tuttu. Jaa, kõik tuttu. Perlakene läheb ka tuttu. Ja leidis omale posti nüüd siin. Nüüd olete otsustanud kõrgustes ronida, jah? Just olnud vallutanud selle ülemise koha. Mis te nagistate seal kahekesi? Ja tööd.
kui ilus vaikene nüüd on. Kui roosa. Ja kes meil siin on? Lõuna. See Selma mamma meil seal kõõlub katuse servade peal. Käis just seal harja peal. Libistas ennast sinna alla. Aha. No põnev on. Okei. Meie saime päikesega päeva alustatud, tervitatud 11 ja 25 minutit siin toimetasime koos Molliga ja tuleb välja, et ka Selmaga. Oh, kui hea külm. Oh. Lõõrid ka loputatud. Välja. Küll see oli nüüd hea. Oh, ja just nimelt oma kehale nüüd ütleme ja anname need signaalid, kuna me käisime vereanalüüse tegemas, kordamas ja võrdlesime 3 viimast ehk siis 2 aasta taguseid ja poole aasta taguseid ja nüüd tehtud. Ja uued markerid, mida me ennem ei osanud vaadata, mida nüüd läbi selle karnivoorluse me oleme teada saanud, mida on mõttekas jälgida. Nii et kehale tuleb anda väga konkreetseid signaale, et ta viiks ennast tasakaalu. Vahepeal olen selle võib-olla ära natukene unustanud, tegelengi rohkem voolamisega, aga nüüd tuleb väga konkreetsed signaalid ja käsud anda. Tal tuleb ennast viia täpselt kõiksuse normidele vastavasse seisu. Ja kordame mingi aja pärast jälle. Suve lõpus ja teatud asjad viin veel oma toidust välja, et kergendada. Otsus tuli täna, et kõik sea, liha ja rasva võtan praegu välja nendeks kuudeks. Jääb loomaliha, jääb sardiin, jääb või. Nii et vaatame edasi, kuidas ta võimekus edasi ennast näitab ja arendab. See tervenemise protsess on pikk. Ja sina, kes sa võib-olla armas oled alustanud alles seda teekonda, et oma keha tervendama hakata. Varu endale kannatlikkust ja rahu ja astuma samme päev korraga. Mis siit tuleb, kas sa tead? Vapa! Oi. Siin on veel nipet-näpet. Noakene ja siin on tangid, aga siin karbi sees, see ei käigi nii kergelt lahti. Natukene vaeva. Siin ta on mu suur investeering endasse. Vau, armas. I'm so happy. Vaata. Mu eluaegne lihapann jõudis kohale. See on nüüd see, kuidas ma sulle siis nüüd ütlen, Belgia perefirma, keda peetakse maailma parimaks pannide tootjaks. Profipanne teevad ja annavad ka kingitused kaasa. Nii et näed sa, siin on nüüd liha näpitstangid. Uhked jaapanlased. Sain kingituseks veel ühe väikese Jaapani noakese. Ma ei teagi, kuidas ma selle siit välja saan. Aha, niimoodi. Vot, niimoodi. Ja võtsin juurde ka talle pannile kaane. Ehk siis kõik on metall. Käepide ei lähe kuumaks. Ja see pann on nüüd, miks ta on siis nii eriline, ta on 7-kihiline. Ehk siis tema kuumenemine on ühtlane, jahtumine aeglane. Ehk siis see on nüüd see ideaalne lihaküpetamise pann. Yes. Mu pannide otsingud ja katsetused on lõpetatud. Mul on veel plaanis võtta teine pann, see
õhukese süsinikteraspann, mis on siis parem omlettide ja selliste asjade jaoks. Aga ma kohe hakkan uurima, mis ma nüüd temaga teen. Ja proovin oma hommikusöögi teha. Yes! Viime neile iidandatud nisu. Lähme nüüd tüdrukud aeda. Mis te jalutate siin laiali? Lähme aeda. Tulge. Tule. Ja lähme aeda. Lähme aeda. Tubli kana, tule näe. Ma rakutan sulle siia. Mine tule. Hoopagi. Saate nüüd siblida. Nüüd teil on tööd. Nii, paneme neil selle aiakese nüüd kinni ka. Aitab teile siin luusimisest. Mis luusimine see siin käib? Niimoodi ma ei saa jälgida teid, kus te olete. Näed sa, ongi kinni. Värav kinni. Primitiivne, aga toimib. Jaa, kallis. Jaa. Tead mis? Mul on vaja uuesti need kleidid ära pesta, millel plükid jäi teile. Ma pean ikka, tulsin ka laametama. Võtame teid siit kaasa. Sest et ma pean teile mingisugust asja siia peale määrima ennem. No näed sa, tublid, nüüd on kõik koos. Jah, tahan sulle näidata nüüd selle uue panniga. Ta on nüüd mul pestud ja soojendatud. Esimene kuumutus tahtis soojendamist 5 minutit, siis täis kuumusele korraks, siis uuesti maha jahutamist. Ja näed sa nüüd see veeplitse on nii nagu ta on, eks see elav hõbe. Paneme nüüd talle siia selle või. Ja ta ei ole mul täis kuumuse peal. Ta ei ole mul täis kuumuse peal, vaid ta on teise, 3. Nii. Viltu on maapind ja pliit. Ja tuleb esimene katse mul praegu omletina, sellepärast et mul on hommikuaeg ja ma tahtsin saada seda katsetust omletiga. Vaatame. Ja mis meil siin veel on täna? Tuleb meil kreevett. 4 muna ja kreevett. Või väga ilus omlett tuleb praegu küll. Kuskilt midagi kinni ei võta, nagu sa nägid, või ilusti sulas ära, eks ju. Üksed kaunist. Mingi aeg võib-olla tahaks seda keerata, aga võib-olla ka mitte. Panen edasi pannile kaane peale hoopis. Jah, ta on mul nüüd siis, mis see kuumus on? 1, 2, 3, 4. peal. No ma võin 3. peale panna. Ehk siis ma kuumutasin ta läbi, nii nagu alguses oli õpetatud. Minu esimene kogemus roostevaba panniga. Ja see on nüüd siis see eluaegne investeering endasse. Et lõpeb ära nende igasuguste teiste pannide tarbimine ja uuendamine. Iga aasta ostame uus pann. Korra keerasin ta teist pidi. Ma olen pliidi juba kinni, sest muna teiselt poolt enam ei taha ju palju. Ma tahan, et ta jääb hästi mahlane, kerge. Kõik tuli välja imeliselt ja mul oli kannus kuuma vett. Kallasin kohe siia peale selle kuuma vee ja saan ta kohe siis puhtaks ka. Abrasiivset midagi ei tohiks kasutada ja iga toidu lõpus pannagi talle peale vesi, mis aitab tal lahti tulla kõigel, mis siia külge on jäänud. Ja siis saab lapikesega või harjakesega, pehmega või käsnaga
selle lahti ja ära kuivatada. Ja ongi pestud ja kuivatatud. Meie esimene toidukene on tehtud, nagu sa näed, on see väike pann. Ja nagu ma ütlesin ka ise, et ise olen ju ka väike ja see on just see paras raskus, mida on käel hea mugav käsitseda ja no ma hetkel olen väga rahul selle esimese testiga ja tulemusega. Yes! Tänane brunch, kell on 11:30. Jõuame kohe jälle keskpäeva ja on taldrikul 4 muna omlett krevettidega. Siis ma juba alustasin siit oma puljongi tarretisest. Kõht läks juba tühjaks. See on üks maailma parimatest asjadest. See on nüüd tehtud siis ise, eks ju, kontidest. Veiseüdi kondid ja sabad. Ja on mul siin täna ees 2 sardiinid. Üks on need naturaalsest vees, mis olid Hispaaniast ja teine siis Portugali oma. Nii et mõlemad need ma sain kätte Amazonist. Bon appetit! Isu on hea. Päev on alanud imeliselt. Soovin sama ka sulle. Head isu! Tahtsin näidata sulle, näed, sa tegin veel selle maksaga, mis ma siis alguses külmutasin ilusti ära üsna sirgelt, nii et ma nüüd võtsin ta kapist välja ja lõikasin õhukesed viilud, sellised sentimeetri paksused ja tükeldasin nad, näed sa, sellisteks kuubikuteks. Näed, kuubikud on mul siin kilekotis ja panin ühekordselt nüüd, sain 3 kilekotikest kuubikutega ja panen need nüüd tagasi külma, nii et ükskõik millal siis on kehal see maksa isu või küsimus, võtan siit kas toorelt kuubiku või 2 ja närin ära või võtan siit biotäie, viskan pannile, kuumutan ära, söön ära, mida iganes, igal juhul niimoodi kuubikuteks sai ta tükeldatud. Võt nii. Me vaatame, kas saame tibukesed sisse äkki ära viia. Tuul on niimoodi laamendanud. No, tulete? Kas tulete välja? Juba tulete, jah? No, tuleme siis. No, tuleme. No, tipu, tule välja, tule, otsi oma välja, tee välja. Ja vaata, mul on sai, mine tule välja. Mine tule, no tule, ma tulen siia. Tule. Sa tead, kuidas siia tulla, tule. No näen, tulevad nüüd sealt kõik jooksuga tulevad. No nii, kas lähme või? Tulge, lähme. No tulge, lähme. No lähme. Lähme siit. Tule. Jah, vahepeal peab ampsu ka saama. Tipu, tule. Tipu. Tipi. Hüpetad. Tipu. Tule nüüd. Kui küll tuul on. Puhub mul niimoodi läbi maja risti. Ma istun diivani peal ja tuul külje alt puhub. Kuulge teie, tulge. Hallo. Tipu. Nad tahavad nüüd võtta selle tunni hoopis siin vist laiata õue peal. Tule. Tubli Perla, tule jooksuga. No tule. Tip. Tule. Tipi. Koerad tahavad mul aktsiooni segada. Tahavad ise saia saada. No muistu ka. Tule. Tip. Tipu. Hallo, näe, tule siia, tule. Ja vahepeal mõne apsu ka või? No saab mõne apsu ka, no saab, ja saab. Ai, vaata, kus tuul on, nii tugevalt lükkab uksega kinni. No tule. Tipu. Pruuni, kus sa läksid? No tule nüüd. Oh, teid truppe. Tibu, ma viskan saia siia. Tule siia. Eks nad siis vahepeal tulevad ise. Nad said aru, et nad on praegu vabad ja saavad nokkida igalt poolt. No las nad siis pugivad ennast täis. Ei pane sulle, ära vaata. Miinu vaatab ukse pealt, et ma panen saia siia. Ei tea, mis tal on tulnud, mingi saia vajadus tekkinud. Tahab kanade eest ära võtta saia.
täitsa tobuks läinud. No nii. Sina ei lähe sinna neid ära sööma. Jah, need teevad oma tööd. Pugivad pugud punni. Ja päike on ammu loojas ja kuus ära. Vaatame, nüüd on need ka siin läinud tõttu. Trepi peale mul kukanud. Ja sa oled jälle siib tüdruk. Väike tüdruk. Seda pole vaja. Kas sa magadki nüüd mul siin otsas või? Kullakene. Kas sa oled mul nüüd siin postikana või? Kas sa oled postikana või? Perla, kas sa oled postikana või? Mis? Siin ei ole ju hea istuda, kullake. Mine õrre peale, mine õrre peale. Mine. Mine õrre peale. Mine kallis õrre peale. No mine. Sa tahad siin olla või? Tugu oled või? See ei ole mugav ju. Ja aia otsas ei ole vaja kõõluda. Kuule, kanakene. Tahad seal otsas istuda? Sulle meeldib ju? No kas ma saan keelata? No. Ja kõik on kolinud sinna ülesse nüüd hoopis. Mustu on all. Perla on siin. Toitu. Pudru on teil ikka söömata. Kuulge, teil on pudru söömata.